Ja ma ütlen juba jutluse pealkirja ka ära ennem, et me saaksime ka selle eest palvetada. Seekord oma mõtteviis ja suhtumine. Ja ma palun, et me selles palves juba paneksime paika oma suhtumise täna, et ma olen ka kõigest inimene, et ära solvu, ära pahanda minu naljade üle, võib-olla sulle meeldi mu see, kuidas ma nalja teen, kuidas ma midagi väljendan. See on lihtsalt see, et sa saaksid maha panna, on selleks, et Jumal saaks päriselt sind kõnetada. Sest kui sa jääd jälgima mind, minu nagu seda, kuidas ma väljendan ja kuidas ma sinu arust ei tee midagi õigesti, siis Jumal ei saa sind kõnetada. Nii et ma palun, et selles palves me lihtsalt paneksime maha praegu need, mis on sul nii-öelda need suhtumised, et sa saaksid kätte selle, mida Jumal sinu jaoks täna varuks on. Isa, me tuleme ja me alistume sinu ette. Ja siis me paneme maha oma mõtteviisid, oma tahtmise, oma mingid seisukohad, mis meil on kellegi suhtes. Lihtsalt, et sina saaksid kõnetada. Me paneme maha oma valupunktid, millest me kogu aeg vaatame läbi. Issand, ja ma palun, et sina kõnetaksid. Tule, Püha Vaim. Tee sina elavaks. Muuda meid ja kujunda meid kogudusena. Jeesuse nimel me palun. Amen. See on midagi, mida Jumal on minu sees praadinud. Ma olen kindlasti kordusi, mis on tulnud minu tunnistustest, nii et aga see on mingi protsess, millest Jumal on mind läbi viinud viimase 2 kuu jooksul. Ja ma näen, kui palju jääb tegelikult mõtteviisi ja suhtumise taha. Ma ütlen ühe tõsiasja. Kogudus ei ole valmis ärkamiseks. Meie suhtumine on vale. Ja Jumal tahab seda korrigeerida, ta tahab kujundada, et me võiksime saada valmis, et me võiksime olla vastuvõtlikud selleks ärkamiseks, mis Jumalal on plaanis. Ja praegu on ettevalmistuse aeg. Jumal tahab midagi anda sulle täna, et sa saaksid kogeda muutust, mida sa varem pole kogenud. Nii et lähme liikuma. Ja mis on siis see mõtteviis? Ma leidsin internetist mõned kirjeldused. Mõtteviis on hoiak või uskumus. Mõtteviis on suhtumine, uskumus või idee, mis loob raamistiku sündmuste selgitamiseks. Seega mõjutab reageerimist olukorrale ja või selle tõlgendamist. Et meil on mingi raamistik ümber, mille läbi me vaatame kõiki neid olukordi enda ümber ja läbi selle oma raami me otsustame, teeme otsuseid ja valikuid. Ja siin oli ka hoiak. Mis siis hoiaku all mõistetakse? On suhtumisviis või käitumist, mis väljendab tegevust, tunnete või meeleolu. Sinu käitumine, sinu tunded või meeleolu määravad, mida teised sinu suhtes tunnevad või kuidas tegutsevad. Hoiak määrab seega, milline on eluhoiak sinu suhtes. Vahest on see, et kui meil on me oleme mingis emotsionaalses seisundis, siis me tunneme, et kogu maailm suhtub meile mingil viisil meisse. Ja meile tihtipeale ei meeldi see, me mõtleme, et miks maailm meist niimoodi arvab või miks inimesed meie ümber niimoodi meisse suhtuvad. Toon mõned mõtteviisi 2 varianti, millised on mõtteviisid, et kas need on kinnitatud mõtteviisid, mis on nagu sükene, et see on nagu kivisse raiutud ühesõnaga. Siis selle tagajärjed on tihtipeale väldime väljakutsete vastuvõtmist,
loobume kergelt või anname alla, oleme väga enesekriitilised, näeme pingutusi mõttetuna, kriitika eiramine, pahaks panemine teiste edu suhtes, et tal läks hästi, ma olen pahane selle peale, et tal läks hästi, teisi kritiseerima ja hukka mõistma, arutlema piirangute üle. See on niisugune nagu kivisse raiutud, niisugune, et ma ei ole valmis muutma midagi. Sul on omad raamid paigas ja sealt palju midagi muud ei pääse sisse. Aga kus on niisugune arengule suunatud mõtteviis, siis seal on, me võtame vastu väljakutseid, ei anna kunagi alla, oleme enese suhtes leplikum, näeme pingutusi kui teekonda, õpime igast kriitikast, innustame teiste edust, aitame ja motiveerime teisi, usume võimalustesse. Kas pole mitte parem kui see esimene versioon? Selle esimese versiooniga ärkamisele vastu ei lähe, aga selle teise versiooniga läheb küll. Selline võikski olla koguduse suhtumine. Ja kui me jääme kinni oma mõtteviisidesse ja mustritesse, siis me ei suuda uskuda ka seda, mida Jumalal on varuks meie jaoks. Me lihtsalt oleme nii kinni oma mingis mõtteviisis. Temaga koos käimine on pidev avastamine ja arenemine ja uute sammude astumine. Jumal ei muutu. Tema on muutumatu, aga meil tuleb muutuda selleks, et osata vastu võtta või temaga koos nagu sünkroniseerida ennast pidevalt. Kuidas Jumal liigub, kuidas Jumal käib, mida ta tahab täna. Meil peab olema see valmidus muutuda ja olla muutlikkuses. Ma läksin kooli ma lõpetasin siis kutsekooli, ja siis läks 8 aastat mööda ja ma otsustasin minna kõrgkooli. Kas te arvate, et oli kerge olla seal koolipingis jälle matemaatika, jälle need tavaained? Sa pead midagi on ära surnud sinu sees. Sa pole harjunud enam mõtlema sellisel viisil. Kui sa oled koolipingis, sa pead jälle hakkama mõtlema ja mis siis matemaatika on? Ma sain teada, mis matemaatika on. Päriselt, ma käisin 12 aastat koolis, 13 ühe aasta jäin istuma ka. Ja ma ei saanud aru, mis matemaatika on. See on mõttemäng, see on mõtete arenemine, see on see, et sa näed mingite numbrite jadade taha, mingite valemeid, sa vaatad seda numbrite rida ja sa tead, millega sellele numbrite reale läheneda. Ja midagi pidi minus lahti minema jälle, et ma suudaksin seal koolis toimida. Ja ma tundsin, kuidas mu pea hakkas jälle tööle. Minu mõte hakkas teistmoodi liikuma. Aga vaatamata sellele oli midagi minu sees kinni. Ja ma ei suutnud seda kooli ära lõpetada. Ma palletasin, Jumal, palun, anna mulle jõudu, tule mulle appi, aita mulle need koolitööd ära teha. Telefon heliseb, Maarjus, tule appi. Jaa, muidugi. Ja Maarjus läheb appi. Ma olen seal koolipingi laua taga kodus, üritan õppida. Kaugõppes on väga raske õppida, sa pead ise ennast motiveerima, keskenduma. Ja tegelikult seal õppimise protsessi keskel ma lootsin tegelikult nii palju, millele üks osa minust tahtis õppida, teine osa ei tahtnud ja see osa, mis ei tahtnud, see otsis vabandusi. Lähme teeme süüa, lähme koristame, lähme aitame kedagi, äkki keegi helistab kohe, mul on vaja minna. Ja ma põgenesin, mingi osa minust põgenes ja see oli nii palju tugevam ja nii kui mul see võimalus tekkis, nii ma sealt ära jooksin. Ja siis ma mõtlesin, appi, mul on jälle õppimata, mul on see tegemata, ma peaks selle tegema, jälle mingi võlgnevus.
Ja kui neid võlgnevusi tuleb nii palju, siis see koorem tundub nii suur, et sa nagu kukud selle all kokku ja sa ei jaksa. Ja ühel hetkel mul oli nagu juba lisa-aasta ja mõtlesin, et mis ma teen. Kõik ütlesid, ära võtta akadeemilist, siis sul jääb vapsi pooleli. Mõtlesin, okei, ma rügan lõpuni ja lootes, et kuskilt tuleb see jumalik vägi ja Maarjusel tuleb, pea läheb lahti ja tarkus voolab ja kõik ülesanded saavad täidetud ja tööd saavad tehtud. Ei tulnud! Miks? Kas Jumalat ei ole olemas? Ta ei tulnud mulle appi. Koolitööd ei tegemata. Aga milles oli tegelikult asi? Minu enda mõtteviis oli vale. Ma tahtsin, et Jumal tuleks minu laua taha. Maarjus, seisa püsti, ma teen su tööd ära. Nii, õpitud. Võid minna teha, mis sina soovid. Ta ei ole meie koduõpetaja. Mul on olnud koolis palju raskusi, mul on olnud erinevaid koduõpetajaid, sest et ma ei ole koolis suutnud järgi võtta, sest tunnis ma olen pikaldane, ma ei saa aru nendest asjadest ja algkoolis mul oli väga raske. Ma jäin 4. klassis sellepärast istuma, et ma ei osanud korrutustabelit, ma ei osanud lugeda, mul oli palju probleeme, mind taheti panna ristikukooli, et ta vajab eri kohtlemist. Ta pole piisav. Aga kui sinna ristikukooli näidati mu teisi vihikuid, kus olid normaalsed hinded ja millised olid seal asjad, siis öeldi, et selle poisiga ei ole siin midagi teha. Las ta käib seal edasi. Ja mind ei pandud sinna. Ma jäin istuma, ma kordasin, ma läksin vanaema juurde, ma olin seal oma kooli vaheaja, ma õppisin selgeks korrutustabeli. Tulin tagasi, aga siis oli juba hilja. See oli viimane kursus või tähendab viimane veerand. Ja siis õpetajad hiljem tuleb ja ütleb, kuule, aga sul hakkas tegelikult paremini minema. See oli nagu väga hea ja tunnustav, aga sellest ei piisanud selleks, et ma oleks klassikursust saanud jätkata sellest teise klassiga. Ja kogedes seda puudulikkust iseendast nagu nendel hetkedel, kus me ei saa tulla toime nende olukordadega, mis meid ümbritsevad ja ma jätsin selle kõrgkooli ka pooleli, siis ma tundsin, ma lihtsalt ei suutnud ja mu naine ütles kõrvalt, kuule, sa ei ole enam endine, et jätta see kool pooleli kasvõi, aga ära mine lõhki nagu. Et me vajame sind veel. Ja ma jätsin selle kooli katki ja minusse saabus nagu kergendus. Aga miski näris minu sees, et kuidas ma jätsin selle katki. Ma uskusin sedasi, et ma võin seda lõpetada, aga ma ei suutnud oma mõtteviisi paika panna. Kas sinu elus on jäänud kuskil mingi asi seisma selle pärast ja sa ei jaksa sealt edasi minna, sest et sinu mõtteviis takerdab sind? Me tahame mõistmist kellegelt teiselt. Äkki sul on sama kogemus. Räägime sellest. Ja me otsime seda lohutust, et ma ei ole ju nii kehv tegelikult. Inimlikult ma tahaksin, et keegi mind tunnustaks kuidagi, elaks mulle kaasa või siis tunneks mulle kaasa. Ma otsin võib-olla seda kas haletsust või siis samas nagu sukest kaasaelamist, et mina vaene raske õppimisvõimega inimene. Aga teate, keegi ei mõista sind paremini kui Jeesus. Meil ei ole mõtet võrrelda. Ka seal kooli ajal ma mõtlesin väga palju, vaata, kuidas tema läheb, vaata, kuidas temal läheb, tema teeb nii hästi, see ja teine lõpetavad ja neil on nagu motivatsiooni. Mul see motivatsioon ka otsa. Miks mina ei suuda? Ka nemad suudavad. Ja ma usun, et me koguduse keskel mõtleme samamoodi, et ne vaata, sellel Kristusel läheb elus hästi. Jumal vabastas teda. Jumal teeb tema elus imelisi asju. Miks minu elus ei toimu? Mis on valesti? Võrdlemine teistega on tegelikult mõttetu. Las ma seletan natukene. Sest et me paneme, me ei ole keegi identne ja meil ei ole täpselt samasuguseid
algandmeid, lähteandmeid. Me ei ole täpselt samas peres sündinud, me ei ole täpselt samasuguse iseloomujoontega. Kõik on nii erinevad inimesed. Ja me ei saa panna nagu neid võrdusmärke kuhugile vahele. Vahest me tahame, ma tean, et on inimesi, kes on öelnud mulle, sa ei mõista mind. Sa ei mõista minu olukorda, sa pead ise sellest läbi käima. Sa pead ise oma elus, mine sina sellesse olukorda. Ma saan aru tegelikult selle inimese valupunktist. Ma mõistan, et sul on raske, sul on valus, aga ma ei saa minna sellesse kohta, kus sina oled. Mitte kunagi. Natukene huumori võtmes, aga kui pastor peaks käima läbi kõikide inimeste olukorrad, kes siin saalis on, kui tihti te teda siin näeksite? Kus täna pastor on? Täna ta proovib selle koguduse liikme ülesandeid ja raskusi. Ja siis järgmise ja kolmanda. Ja siis, aga kus pastor nüüd on? Lohutuse külas, taastusravis. See on naljakas, aga ühel hetkel see on nagu ka raske, sest et me tahame panna inimesi enda olukordadesse, aga see ei ole võimalik. Ja tänu Jumalale, et meil on pastorid, kes on käinud läbi olukordadest ja tulnud ülesse ja Jumal on neid päästnud ja toonud välja. Nii et sa leiad Eestimaal erinevaid pastorid, kes on käinud need kraavid läbi ja sa võid nendega kohtuda ja rääkida, kui sa otsid seda. Aga kui sa tõesti soovid, et sind mõistetakse, siis pöördu Jeesuse poole. Sest et tema on käinud läbi kõik raskused. Kõik, mis sul pähe tuleb. Ta on kandnud kõik maailma patud ja olukorrad. Pigem on niipidi, et selle asemel, et me kedagi viiksime sellesse olukorda, meil tuleb endal sealt olukorrast pea välja pista. Ja tulla välja oma negatiivsetest kogemustest, hoiakutest ja olukordadest, et näha külgi, mis on lootust andvad, kus on võimalused, kus on positiivsust. Ära jää kinni sellesse olukorda. Mina olen olnud kinni nendes olukordades oma elus ja ma olen pidanud pea välja pistma, sest et keegi ei tõmba mind sealt välja. Keegi ei jaksa mind kanda. No alla 100 kilo küll, keegi võiks ju kanda. Aga ikkagi päris raske. Mõni inimene igatseb enda kõrvale, et keegi pidevalt oleks temaga, hoiaks tema kätt. Ja ma saan sellest aru, me vajame enda kõrvale inimesi, aga keegi ei saa sinu kõrval olla 24/7. Iga päev ei saa keegi olla su kõrval. On hetki, kus sa oled üksinda oma olukordade keskel. Ja sul ei ole ühtegi inimest, kes sind mõistaks, kellest kinni haarata. Ja ma tean seda tunnet. Sellepärast mina olengi otsustanud toetuda Jeesusele. Sest tema teab, mida ma tunnen. Ja miks ma olen rääkinud hästi palju nendest emotsioonide üleandmisest? Sest ma elan väga palju emotsioone Jumala ees välja. Ma karjun, ma olen meeleheites, mul on pisarates tema ees. Ja kui ma tõusen sealt, siis mul on kergem. Ja ma ütlen, et ma võtan usus vastu selle, et ma olen nüüd need emotsioonid ja tunded pannud tema ette. Ja ma ei võta neid sealt enam ülesse. Need tahavad tulla põrgata tagasi minu sisse. Oleneb, kui valusalt sa oled haiget saanud. Aga see otsus selle taga, et ma otsustan panna maha, on hästi oluline.
Ja mina ei uskunud kunagi sellesse. Keegi tuleb mulle ütlema nagu sel hetkel, kui mul on see kõige valusam, et pane mu lootus Jeesusele, palveta. Ma ei suuda, ma ei jaksa, ma ei saa. Ja ma ei näe lahendust. Aga tegelikult, kui sa oled seal, kas või vaikides Jumala ees, oma palvekambris, paned põlved maha, ütled, ei ütlegi sõnu, lihtsalt ohkad, siis Jumal kuuleb seda. Ja ta näeb sind ja ta tuleb sulle appi. Kui me hoiame kinni oma nendest haiget saamistest ja kujundame selle läbi oma mõtteviisid ja suhtumised ja käitumise, siis on väga raske inimesega suhelda. Me räägime samas keeles. Eesti keel on meie emakeel. Me räägime. Tooks ühe sõbra siia näiteks. Saad selle tabloo sealt tuua kõrvalt ruumist. Mul on üks näitevahend seal. Ma loeksin võib-olla ka ühe kirjakoha siia, mis on Matteuse 7, see on mäejutlusest. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas, aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennale öelda, las ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja enne sul endal on silmas palk. Sa silmakiretseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ärge andke seda, mis on püha koertele ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei talluks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki kisuks. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab temale kivi? Või kui ta palub kala, ent annab talle maa? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad? Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. See ongi seadus ja prohvetid. Amen. Selles mõnes salmireas on nii palju. Ja kui meil on need suhtumised, meil on mingid haiged saamised ja kui me räägime samas keeles, me oleme samasugused inimesed, me naeratame, me oleme rõõmsad mingil hetkel, teisel hetkel enam ei ole. Nii, siin on mul abimees, see on Marius. Ta on rõõmus hetkel siin. Ja nüüd ta tuleb sinuga rääkima. Võib-olla tal tuli midagi vahele, nagu mingi olukord on niisugune, et emotsioon on natukene, mõte on mujal ja siin on nagu kerge nagu mure ja siis samas nagu üritab olla nagu ka rõõmus. Me ütleme siin tegelikult mitu emotsiooni korraga, eks ju. Natukene pahane ka ja siis nägu enam ei ole nii naerul. Nüüd on nagu niimoodi näiteks. Ja siis sa vaatad, Marius tuli minuga niimoodi rääkima. Vaata tema kulmu. Tead, mida see tähendab? Ta ei pea midagi ütlemagi. Ma tean, mida see tähendab.
ta arvab minust niimoodi. See on selge. Ja vaata tema suud. See oli nagu kriips. Teate, mida see tähendab? Vaat see tähendab seda, et ta tegelikult ei hooli. Vaat, ta ei pea midagi ütlema. Ta lihtsalt tuli sihukese näoga vastu. Ma tean, mis ta must arvab. Ja võib-olla on hästi kurb. Ei, no mis tal viga on? Tavaliselt ta kogu aeg naerab, nüüd ta on kurb. Ei, tema elus on kõik nii hästi, et juudal, ma ei tea, see on täitsa mõttetu emotsioon tema elus. Vaata, kuidas ta tavaliselt naerab ja kuidas ta on nagu vähe mul korda läheb, nagu mis tal viga on praegu. Tavaliselt on ta rõõmus. Mis tal nüüd siis viga on? Tema probleemid pole üldse nii suured kui minu omad. Aga kui me räägime üksteisega suhetes, olukordades, siis ja lahendame mingeid olukordi kellegiga, siis meil on mingid emotsioonid ja tunded pagasid taga, mingid valukohad, haiget saamised, millest me lähtume. Et see inimene räägib isegi nagu rõõmsalt, mõistvalt, arusaajalt sinuga, aga sa ikkagi tunned, et ta ei mõista, ta ei saa aru, ta suhtub kuidagi üleolevalt. Ja see on nagu mingisugune mõttemuster või asi, mis on meie sees ja me kasutame nagu seda pildiraami või seda, mis meie sees on valminud läbi nende olukordade ja me võtame kõike elu läbi selle. Väga keeruline on kõrgendatud emotsionaalsusega mingisugust adekvaatset lahendit leida. Paljud inimesed on niimoodi, kus üritad talle, emotsioonid on üleval, üritad talle midagi mõistlikku öelda. Lugus tekib see moment, kus juba panin ära kuhugile siia. Tõmbab kriipsuks ära, lukus, tuled põlevad, kedagi kodus ei ole. Vähemalt nagu ei näe, et emotsioon midagi muudaks. Sa selgitad talle olukorda, vaata, see on niimoodi, peaks tegema niimoodi. Nüüd sa nagu tegid seal natukene valesti, peaks tegema korrektuure. Ja siin peas toimub mingisugune virvarr. Sigri-migri, ta ei mõista mind. Ta ei saa aru. Ja nagu selle teise inimese emotsioon võib olla nagu natukene tugevam, mis on meid plokki löönud ja tegelikult me ei salvesta mitte midagi. Põhimõte on see, ta ei mõista mind, ta ei mõista mind, ta ei mõista mind. Ja kõik see, mida see inimene räägib, see ei jõua kohale. Isegi kui see on hea, see on nagu kulda väärt info, mida see sulle annab sel hetkel, siis see ei jõua kohale. Miks see nii on? See on sellepärast, et me võtame oma emotsioonide ja tunnetele, anname niisuguse voli ja see pimestab meid. Ja ma olen pidanud ennast vaatama kõrvalt. Ma olen tänulik oma naise eest, kes on mind tihtipeale tõmbab maa peale, ütleb, kuule, nagu mõtle nüüd nagu natuke loogiliselt, eks ju, mõtle nagu ratsionaalselt. Tegelikult sa tunned niimoodi, aga tegelikult on ju niimoodi. Siis mõtled, on jah. Nagu et see reaalsus ja need tunded ei lähe kokku, need emotsioonid ei lähe kokku sellega, sest et see midagi sinu sees kütab ülesse. Aga kui sind tuuakse maa peale tagasi, siis saad aru, päriselt, nagu ma ei pea seda usaldama, seda laviini, mis mu peale tuleb sel hetkel. Ja kui meil on nagu need mustrid tekkinud enda sisse, siis ma ütlen sulle, et mina olen kogenud oma elus seda, et need on võimalik läbi murda, lahti lõigata. Selliselt, et sa enam ei võta läbi nende valupunktide ja sa saad adekvaatselt rääkida, sa saad selgitada ja sa oled ka valmis kriitikat vastu võtma. Sest et see on kõige
raskem on see, kui sa oled midagi valesti teinud, see tunne, et ma olen eksinud, ma olen teinud kellelegi haiget. Minu sees on alati see tahe, et ma tahan teha head, aga kukub välja pahasti. Jälle ma ütlesin midagi, mis ma ei mõelnud läbi, mu suu oli kiirem kui minu mõte. Ma olen aeglane mõttelt, aga suu on kiire millegi pärast. Ja siis ma kannatan selle all, teised inimesed kannatavad selle all. Vaata, mida sa ütlesid. Ma tahaks tagasi kerida sel hetkel, aga siis on juba hilja, sõnad on välja läinud. Ma ei saa sellest olukorrast enam põgeneda. Ja siis ma tunnen süütunnet, et ma üldse seda vestlust alustasin, et ma üldse kuidagi mingil viisil väljendasin. Võib-olla sa tunned ära ennast nendes olukordades. Ja see ei ole hukkamõist, vaid see on üleskutse õppida vaatama teisest vaatenurgast. Selles kirjakohas, mis me lugesime, ärge mõistke kohut ja teie üle ei mõisteta kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Nüüd, kui me läheme oma laetud emotsioonidega, mingi asi meile haiget teinud ja me omame need emotsiooni igapäevaselt endaga kaasas ja ühel hetkel, kui meil võimalus tekib, siis me prahvatame ennast välja kellegi peale ja mõistame tugevalt kohut kellegi üle ja teeme talle ülekohut. Siis see ei ole see, mida Jumal tahab, et me teeksime. Ja kui siin on see pinnu jutt, et miks sa näed pindu oma venna silmis? Pinnu ja palgi vahe on päris suur, eks ju, ja silma see ilmselgelt ei mahu. Aga meie vaimu see mahub, meie sisse, meie kuskile, meie sisemis, meie hinge see mahub, see palk. Vaadake, me võime vaadata binokliga. Niipidi me näeme asju endast lähemal, me näeme nagu, et need on asjad suuremad. Teistpidi vaadates nad on kaugemal. Niisugused pisikesed seal. Mis pidi sa paned selle enda ette? Piibel räägib sellest, et see mees vaatab vale pidi siin aukudesse. Vaata, sul on seal mingi pind. Ja siis teine mees vaatab teise poolt vastu. Kuule, sul on palk. Sellest vaatenurgast, sellest mõtteviisist, millega sa lähened, sõltub palju. Ja ma tahan sulle lihtsalt natukene anda mõista või kuidagi kutsuda sind mõtlema teistmoodi. Ma tean, et mina ei saa muuta sind ja teate, need mõtteviisid ei ole ka samamoodi, nii nagu minu õpitööd ei tule Jumal tegema. Ta ei tule ka minu mõtteviisi vägisi muutma. Ta ei tee seda sinu eest. Seda pead sina tegema. Ja see on valus. Oma emotsioonide maha panemine, see on nii raske. Ja teate, miks ma ütlen, et Jeesus seda kõige paremini mõistab? Sest et Jeesus on seda kõike teinud. Ja Jeesus olles Getsemani aias oli tema kõige inimlikum moment, mis üldse saab olla. Matteuse 26:36. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 sebeduse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele, niisiis te ei jaksanud ühte ainsatki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et teie ei satuks kiusatusse.
vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks teist korda ära ja palvetas, minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas 3. korda, lausudes uuesti needsamad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile, teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedal ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki, ennäe, mu äraandja on lähedal. Siin küll ei mainita nendest verepisaratest, aga Jeesus seal Getsemani aias nutis verepisaraid. Tal oli inimlikult nii raske ja nii valus, et sa pead oma inimlikku osa maha panema, et surra meie eest. Ja Jeesus kutsub ka meid maha panema oma mina. Mis on see, mis nagu toob üles need, mis hoiab kinni nendest emotsioonidest, on minu mina. Minu tunded, minu emotsioonid, mulle tehti haiget. Mina olen haavatud. Ja sul on õigus. Sul ongi ülekohut tehtud. Sind ei ole mõistetud. Ei ole võib-olla inimest, kes sind mõistaks. Ja sul on õigus olla pahane. Sul on õigus olla nii-öelda meeleheitel täiesti tuli punane võib-olla. Aga Jeesus kutsub sind ütlema või panema need maha tema ette. Valama kõik need emotsioonid välja. Sest et meid ei ole kutsutud olema kohtumõistjad, me anname kohtumõistmise üle Jeesusele ja ka need kõik olukorrad, need hakkavad meid takistama, me jääme mingisse ringi kinni. Ja siis võib juhtuda, et meil elusse tekib kõrbeperiood. See kõrbeperioodil võib olla mitu erinevat põhjust. Ma ei taha siin panna mingisugust paikapanevaid klauslid, aga ma olen ise oma elus jäänud mingitesse asjadesse kinni oma mõtteviisiga ja oma käitumisega ja ma lasen sama ringi kogu aeg. Kõik kordub. Ma juba tean, mis teekonnal juhtub ja ma võin jälle sama punkti tagasi. Jälle minu emotsioonid, jälle minu tunded, jälle minu olukorrad. Keegi ei mõista. Aga kui me vaatame seda väljapoolt või keegi aitab meil väljapoolt vaadata, siis ära pahanda, ära lükka neid inimesi endast mööda või kõrvale, kes tahavad sind aidata sellel teekonnal. Ta ei saa iga päev su juures olla, aga ta annab sulle ühe nii-öelda nöörijupi, võta siit kinni. Kui sa siit mööda seda hakkad minema, siis sa jõuad sellest välja. Aga kui sa ei võta seda vastu ja ei muuda midagi ja ei hakka käima mööda neid juhised, mida annab meile piibel, võib-olla meie kaaskristlased, võib-olla alati ei ole kõige parem nõu, mis meile antakse. Aga kui me oleme vormitavad ja kui me oleme kujundatavad ja oleme valmis astuma neid samme, eriti koos Jeesusega, siis ta viib meid välja, kindlasti viib välja. Sest et ta on mind viinud välja nendest asjadest, nendest mõttemustritest. Ja ma tahan olla vaba. Ja sina saad ka olla vaba. Me saame olla vabad. Meid on vabaduseks loodud. Kui me olime siin reede õhtu koos, siin oli Descend noortekonverents, nii-öelda suur üritus. Ja lihtsalt tulid Soomest bänd, jutlustajad ja Soome rahvas on rahulik rahvas. Eesti rahvas on ka suhteliselt niisugune võrreldes ameeriklastega. Aga see, mis toimus, see on vaimu tasandil midagi muud. Nad on elavad, nad on tuld täis
kui ma jõudsin siia üritusele, oli veel tiimipalve, ma tulen uksest sisse, ma tulin töölt, mul on töömõtted peas, tulin sinna tiimipalvele. Nad hakkasid palvetama, püha vaim oli ligi. Tulin siia saali, ma olin saali taga otsas. Esimene noot tõmmatakse, silmad lähevad märjaks. Jumala vaim on ligi. Ma olen käpuli helipuldi taga seal maas ja tunnen, et kõik see on tühine, mis on siin maailmas. Minu emotsioonid ja need laengud, mis minu sees on, see on nii mõttetu virvarr. Tema ligiolus see muutub kõik nii tühiseks. Ja siis mõtlen, ma tahan saada kätte seda, mis temale mulle pakkuda. Hiljem ma tulin siia ette, me olime Espalve tiimis. Ma olen siin ees ja lihtsalt ma tundsin, et ma muutsin 20 aastat nooremaks. Ma hüppasin ja kargasin rõõmust. Sest Jumal on nii hea. Ja kui meil lootus on tema peal, siis mitte miski ei saa meid raputada. Isegi kui kõik meilt võetakse, siis otsustame, et Jumalat meilt ei võta keegi. Ja kui sa tunned täna ka, nagu siin oligi see tunnetus, et võib-olla sa tunned, et Jumal on sind maha jätnud, siis tea, et kindlasti ei ole maha jätnud. Jumala sõna ka ütleb, et räägiti siin koputamisest. Lähme tagasi siia. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja otsija leiab, igale koputajale avatakse. Kui palju oled valmis sina koputama Jumala uksele? Kui järjepidevalt sa oled valmis seda tegema? Kui sa teed ühe korra, Jumal, oled seal? Ei ole, okei. Ta ei jõudnud isegi tooli pealt püsti tõusta, et tulla sulle ust avama. No, see on niisugune piltlik näide, tegelikult Jumal on ülikiire. Aga ta tahab näha, kas sa oled valmis seda tegema järjepidevalt. Ma olen olnud Jumala ees palju aastaid järjepidevalt ühe sama olukorra pärast. Otsides läbimurret, otsides vabanemist. Ja nüüd, kui ma olen vaba, tulevad inimesed küsivad, kuule, kas sul on mingit nagu kiiret lahendust? Et kuidas saada nagu lahti? Et jah, ma usun, et see protsess on võimalik kiiremini, kui sa oled valmis muutma oma mõttemustrit, oma suhtumisi. See muutub kiiremaks, ma ütlen sulle, 100% muutub kiiremaks. Aga mul ei ole sellist valemit, et nüüd teed nii ja kohe kõik on läinud. Nii nagu võitluskunsti sa ei saa internetist alla laadida enda sisse. Et laadisin alla, nüüd olen ninja. Viskan tagurpidi saltot ja kõike muid trikke veel, eks ju. Niimoodi on ka Jumalaga selles vaimulikus võitluses, et ta ei lae meile kõike alla, aga ta paneb meid sellele teekonnale käima ja õpetab meid võitlema. Ja ma olen olnud nagu, ma ei tea, ma olen ise võrdpildi toonud, et see nagu mingisugune võib-olla eriüksuse väljaõpe, võib-olla liiga suured sõnad, aga lihtsalt kuna see nii palju aastaid kestis, siis ma nägin, kui sellisest asjast lähen läbi ja ma tulen sellest elusalt välja, siis ma tahan teistele õpetada neid asju kiiremini tegema. Ma tahan, et sina võiksid saada kiiremini paika. Sellepärast ma räägin sulle sellest mõtteviisi muutusest, suhtumise muutumisest. Kuidas sa vaatad olukordadele, kuidas sa vaatad Jumalale, kuidas sa suhtud temasse. Ja ma tegin otsused, ma olen ammu teinud sellise otsuse, et ma ei pettu Jumalas, ükskõik mis, aga ma ei pettu temas. Isegi kui tahaks, kui on põhjust, olukorrad on sellised, et ma ei suuda, inimlikult tahaks nagu käega lüüa,
siis ma ütlen, et Jumal, sina tead. Isegi kui ma ei mõista, siis ma ütlen, Jumal, sina mõistad. See on jälle midagi, mida sa pead maha panema, sest et sinu emotsioonid ja tunded tahavad kogeda seda ja hoida seda endale, aga kui sa paned selle maha ja liigud temaga koos, ütled, et mina ei näe väljapääsu, aga ma liigun selles suunas, mida Jumal, sina mulle näitad. Ja ma tõusen püsti, ma jälle tõusen püsti, ma jälle lähen edasi, ma jälle olen sinu ees ja ma jälle panen maha ja ma jälle tõusen püsti ja ma jälle olen sinu ees. Ja pidevalt, kuni sulle avatakse ja sa saad. Sinu koputumisele vastatakse ja see uks läheb lahti ja sa saad kätte selle, mida sa oled taga otsinud. Nii nagu siin on olnud jutluseid, kus räägitakse nendest profeteeringutest, mis on sinu ellu räägitud, mis tunduvad nii üle mõistuse. See ei ole mina, kellest see inimene räägib. Aga ma tahan seda kätte saada. Ma tahan muutuda selliseks, milleks Jumal näeb, et ma võiksin olla. Ja see on võimalik kätte saada. Tänaseks ma näen, et muutused toimuvad ja ma näen, et see on võimalik. Ja ma hakkan sellest uskuma rohkem ja rohkem. Ja ma ütlen, et sina saad ka selle kätte. Ükskõik, kui raske sul on, sa saad selle kätte. Päriselt, sa saad selle kätte. See on võimalik. Ja sa saad hüpata Jumala ees rõõmus ja võib-olla visata ka saltoseid ühel päeval. Ma olen mõelnud selle peale. Ma isegi Batuudi keskuses ma ei taha hästi hüpata, aga salto on raske, aga oma mõttes ma viskan neid küll. Oma südames ma viskan saltosid, sest et Jumal on nii hea. Nii et tuleme tema ette ja paneme maha kõik selle, mis on mööda läinud, mis on meid rõhunud, meid muserdanud, et tema võiks meid muuta ja nendele koputamistele saaksid vastused. Oleme armulised üksteise vastu, kannatlikud üksteisega ja iga protsess on erinev. Igaühe lugu on erinev. Oleme valmis muutuma selleks koguduseks, kes on valmis võtma vastu ärkamist. Ja tegelema ka nende inimestega, kes meie keskele tulevad, mitte ainult endaga. Jumal, andku meile jõudu selleks teha neid samme ja otsuseid, mida meie saame teha. Amen.